Nii, täna meie reis on jõudnud 4. Pühamäeni. Oleme Lõunamäe ehk Hengsannanni tipus taoistlikus templis ja nagu näha juures olevalt pildilt käib siin väga tugev protseduur. Inimesed toimetavad, palvetavad, aga mitte ainult, ma veidikene püüan liikuda. Siin on näha, ka ennustatakse oma tulevikku, kasutatakse selliseid visketehnikaid ja asju. Nii, ja ma ei tea, süsteem puudub, teadmine puudub, kuidas nad seda loevad. Aga kogu see tempel, liigun siia lähemale, on pühendatud siis Lõunamäe jumalale või kuningale. Lõunamäe kuningas, näete, siin istub. Ja Lõunamägi on just nimelt tuleelemendi mägi ehk siis ka tulejumal. Selleks, et leiti seda, et inimesed küll kunagi suutsid tuld saada. Löödi 2 kivi kokku, tekkis tuli või siis, aga me ei suutnud tuld säilitada ja siis see jumal oli alles esimene, kes suutis tule säilitada ja sellest oskusest, mis ta ka inimestele andis, muutus inimkonna käekäik oluliselt, õpiti tuld kasutama, tuld hoidma ja seetõttu tänase päevani taoistid käivad siin suure andumusega. Ma püüan nüüd pilti saada, ma vaikselt keeran pilti saada, kas nüüd paistab, näete, neil on sellised punased vestid ees. Ma ei tea, kas see paistab, punased vestid. See punane vest, selline taskutega vest, kus on peal on taoismi tunnused, näete, seal on yin-yang, seal on muud sellised tähtsad sümbolid, siis see vest näitab, et tegemist on nii-öelda professionaalse taoistiga, kes käib mäelt mäele, templist templisse. Nii, vaatame, siin toimub üks ennustamisprotseduur. Vaatame, kas me näeme seda. Nii, loksutatakse, siit tuleb nüüd ennustuspult välja, näete, üks kukkus välja. Nii, nüüd ta viskab kaks puud. Nii, ja nüüd sellest tehakse mingi järeldus. Ilmselt siin on tegemist on tuleviku ennustamisega. Ilmselt mingit perioodi. Nüüd segatakse uuesti kõik pulgad ja kõik läheb jälle otsast peale. Vaatame veel veidi ringi. Siin toimub protseduur. Näete, et tohutu töö käib, keegi ei lase ennast häirida sellest, et meie siin oleme, et me siin filmime. Et inimesed teevad asja andumusega, punased vestid ees. Ma kindlasti hangin endale ka sellise punase vesti, selleks, et teadupärast tuletan meelde, ka Feng Shui on välja kasvanud taoismist, nii et meil on otsene side sellega, sama märgikeel, sama kasutus. Nüüd veidikene sellest mäest veel, kuni ma siin taustaks panen veel toimetavad inimesed, on see, et Hengsannan on Lõunamägi, ta on nüüd pühadest mägedest merepinna suhtes kõige madalam, ta on kuskil 1300 meetrit, aga ta on väga oluline, seda on väga oluliseks alati peetud, asub ta juba sisuliselt Lõuna-Hiinas, Shangsaast veel 200 kilomeetrit lõunasse, eile me laekusime lennukiga Shangsasse ja sealt me siis täna bussiga tulime mööda kiirteed 200 kilomeetrit veel lõunasse. Mäe peal on küll udu täna, me oleme pilve, mitte udu, vaid me oleme nii kõrgel pilve sees, nii tihedad pilved on, vaateid ei ole, aga seda rohkem aega me siis veedame siin sees, vaadates, mis siin toimub. Ja ennustamine käib täiega, töö käib. Hiilime veel siit vahel, mis siin peaks. Näete, palvetatakse, toimetatakse. Taamal on näha ka mingiaegsed ministrite kujud. Siin on selline huvitav sümbioos, et lisaks keisritele on ära märgitud või ära tähistatud siin ka ministrid. Mingi dünastiaaegsed ministrid. Nii et jah, me oleme siis oma teekonnaga jõudnud siis juba 4 mäge läbida ja meie suur finaal on siis 2 päeva pärast, see on Taissan, maaelemendi mägi number 1 tähtsuselt. Et täna me öösel lähemegi rongi peale, meil on 12 tundi rongisõitu, sõidame Dajani, kus siis kolmapäeval me hakkame mäkke tõusma. Ja seekord seda viisi. Järgmiselt päevalt teeme siis juba uue jutu. Nägemist!